Mida teeb liigniiskus vaarikatele? Lühike vastus: ära hävitab. Aga kui soovite täpsemalt teada, kuidas see juhtub ning mida selle vastu ette võtta, siis vaadake see video lõpuni. Jääge Vesipappi Estancia kanalile. Iga taim vajab vett. Seda läheb vaja nii fotosünteesiks, mineraalnete transpordiks kui ka turgori hoidmiseks. Aga vajaliku vee kogusega on nõnda, nagu vanasõna ütleb: Jumal anna, aga ära santi, ära tapa. Vaarikas vajab vett küll. Kastmise kohta olen isegi eraldi video teinud. Kui huvi tunnete, siis link on video kirjelduses. Mis saab aga siis, kui mullas on rohkem vett kui vaja? Ütleme näiteks, et õhku enam mullaosakaste vahel ei ole. Muld on veega täiesti küllastunud. Siis jäävad vaarika juured ja risoomid ilma hapnikuta ning taimed lämbuvadki surnuks. Vaarikas on liigvee suhtes väga tundlik. Mida siis kõrge põhjavee suhtes ette võtta? Kõige mõistlikum on valida vaarikate kasvatamiseks koht, kus põhjaveetase on madal, muld sõmer ja kerge kallak lõuna poole. Sellises kohas imbub vihm sügavale maasse või voolab mööda kallakut ära. Taimed saavad kastetud, kuid ei moodustu loikusid peenarde vahele. Kui looduslikke tingimusi ei ole, siis tuleb rohkem vaeva näha drenaaži rajamisega. Aga kuivendussüsteemi rajamine on kallis ja hooldamine samuti. Igal juhul tasub vaarikatele leida sobiv asukoht, selle asemel, et hakata sobimatus kohas maavarandust tegema. Sademetega on aga raskem hakkama saada, sest nende olemasolu on ettearvamatu. Kord on põud, kord liigne vihm. Siis tuleb külm pall ja maa peal ja hävitab taimed ära. Ja vahel on lund nii palju, et ei sula enne jaanipäev ära. Põllumees saab alati ilma üle kurta. Aga sellel aastal, aasta 2025, on kurtmine vihma üle täiesti õigustatud. Vaatame või neid graafikuid sademete kohta, mida Tartu Ülikooli Füüsikainstituut on kogunud. Sinised tulbad näitavad viimase 22 aasta keskmist sademete hulka kuus. Kollane joon tähistab selle aasta sademeid. Aasta on alles poole peal, seetõttu pole andmeid augustist kuni detsembrini. Aga mida me siis näeme? Sademeid on tunduvalt rohkem kui tavaliselt. Jaanuaris tuli lund umbes 3 korda rohkem kui harilikult. Veebruar-märts olid küll veidi kuivemad, kuid lumesulamisvesi hoidis põua ära. Ja siis hakkas vihma kallama. Aprillis ja juunis lausa 2 korda rohkem kui keskmiselt. Nagu öeldud, aasta pole veel läbi, aga juba on maha tulnud terve aasta jagu sademeid. Ja mida see endaga kaasa on toonud? Esiteks, kui õitsimise filmimise ajal sajab, siis ei saa tolmeldajad lennata ning kõik õied ei saagi marjadeks. Teiseks, hämaruse tõttu ei toimu fotosüntees nii efektiivselt kui tavaliselt ja marjad jäävad hapuks ning vesiseks. Kolmandaks, niiske õhk sobib igasugustele kahjuritele. Olgu need siis ussid, mardikad, hallitused või seenhaigused. Ja neljandaks, vihma käes on halb marju korjata. Kokkuvõttes kahjustab liigniiski ilm saaki nii rängalt, et midagi tuleks selles suhtes ette võtta. No nii, ongi marjaaeg käes. Peenrad on ilusasti punaseid marju täis, ole aga mees ja hakka aga korjama. Probleem on aga selles, et kui nüüd marju lähemalt vaadata, siis on nad kas ussitanud, hallitanud või mädanenud. Et see suvi oli väga niiske ja rõske ja need tingimused sobisid väga hästi kahjuritele. Marjadele kahjuks mitte nii väga. Need marjad on vesised, kahjustatud ja hoolimata sellest, et saaki oleks just nagu palju, siis kvaliteetset marja, mida õnnestuks ka müüa ja karpi panna, ja kvaliteetset marja on heal juhul 1/10. Ehk siis kokkuvõttes tuleb öelda, et selle aasta saak, vähemalt mis Novokitaimskat puudutab, on praktiliselt raisus. Midagi tuleks justkui ette võtta, et oma kahjusid vähendada või kuidas? Vihma ja hämaruse vastu on raske midagi ette võtta, aga üksteist annab siiski teha. Näiteks saab peenarde kohale ehitada katted. Need pole sellised kinnised kiletunnelid, mis maani ulatuvad, vaid pigem varikatused, mis ei lase vihmal otse vaarikatele peale sadada. Eks see muidugi kallis ole, aga tänu sellele on ka mari kvaliteetsem ja saak suurem. Teiseks aitab liigniiskuse kahjusid vähendada korralik taimekaitse.
Rõskus võib küll olla sobilik kahjurite levikuks, aga kui te teete õigel ajal korralikku putukatõrjet ning seenhaiguste tõrjet, jäävad marjad terveks ja puhtaks. Või vähemalt tervemaks ja puhtamaks kui mahepõllunduses. Kuidas ja millal pritsida, selle kohta on mul varem üks video tehtud. Kui huvi tunnete, siis link on video kirjelduses. Kolmandaks tuleks eelistada sorte, mis on kahjuritele vastupidavamad. Näiteks arenenud maailmas on olemas vaarikad, mida putukad ei söö. Aga kuna Euroopa Liit on tagurlik organisatsioon, ei tohi meie siin GMO taimi kasvatada. Seega peame leppima arhailiste sortidega ja leidma nende seast parimad. Omast kogemusest võin öelda, et kõige rohkem kannatab kahjurite all Novokitaevska. Selle aasta saak on praktiliselt müügikõlbmatu putukate ja hallituste tõttu. Hoopis paremini pidas vastu Glen Ampel ning Polka on minimaalsete kahjustustega. Tavaliselt olen iga aasta lõpus teinud kokkuvõtte oma istanduse kohta ja sorte omavahel võrrelnud. Panen lingid video kirjeldusse. Kokkuvõttes on liigniiskuse vastu raske võidelda. Raskem kui veepuuduse vastu. Kui vihma ei saja, siis saab ju taimedele vett pumbata. Aga kui liiga palju kallab, siis maapinda saab küll kuivendada, aga pilvedes ikkagi drenaaži ei raja või kuidas. Ometi saab tänu varikatustele ja taimekaitsele oma kahjusid vähendada. Hoolimata sellest, et põllumehel on 5 põhilist vaenlast, kevad, suvi, sügis, talv ja rahvusvaheline imperialism, jätkab Vesipäev ja Stantsia tegutsemist nii internetis kui ka põllul. Kohtumiseni järgmises videos.